Oru joogivesi pärines Oru linnaosas asuvatest puurkaevudest. Asumi probleemiks oli ka biotiikidel põhinev reovee puhastus, mis ei suutnud tagada vee erikasutusloaga heitveele kinnitatud näitajaid. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu langetas 7. oktoobril 2014. aastal otsuse toetada osaühing Järve biopuhastus rahastustaotlusprojektile Kohtla-Järve Oru linnaosa veevarustuse ja reovee puhastuse rekonstrueerimine, mis oli ellu kutsutud just eelmainitud probleemide lahendamiseks. 26. aprillil 2016. aastal sõlmisid osaühing Järve biopuhastus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus sihtfinantseerimise lepingu. 17. märtsil 2016. aastal sõlmisid osaühing Järve biopuhastus ja aktsiaselts Terrad projekteerimise ehitustööde hankelepingu. Projekti kogumaksumuseks kujunes circa 1,05 miljonit eurot, milles KIK-i toetus moodustas circa 58% ja osaühing Järve biopuhastus oma finantseering moodustas circa 42%. Tänase ürituse eesmärk on näidata Oru elanikele, kes soovisid siia tulla, kuidas satub puhas joogivesi nende kraanidesse. Sest nii palju, kui ma olen kuulnud, on läinud lahti igasuguse kuulujutud, et vesi tuleb kusagilt soost, kusagilt ei tea järvest või kus kohast, et inimesed ei usu, et nad saavad puhta joogivee. Ja sellepärast ongi see üritus organiseeritud, et näidata, kuidas tegelikult satub puhas joogivesi Oru linnaosa kraanidesse. Ma olen ise täna ka siin esimest korda ja väga huvitav ja väga palju sai teada, kuidas tegelikult see joogivee puhastamine toimub. Ja tõesti võin teile kinnitada, et nii Ahtme linnaosas Kohtla-Järvel kui ka Orul on tõesti puhas joogivesi, mida sai täna ka siin ise proovitud otse kraanist. Oru vee kvaliteedi probleemide lahendamise eesmärgil loodi projektiga võimalus Ahtme veetöötlusjaamast töödeldud vee juhtimiseks Oru asumi veevõrku. Selleks raeti Oru ja Jõhvi vahele joogivee magistraaltorustik. Ahtme veetöötlusjaamast varustatakse joogiveega Jõhvi valla, Kohtla-Järve, Ahtme Kukruse ja Järve linnaosa ning osaliselt Kohtla valla elanikke. Projekti elluviimisel loobutakse Orul paikneva puurkaevu põhjavee kasutamisest. Oru reovee puhastuse probleemi lahendamiseks raeti Oru ja Jõhvi vahele reovee survekollektor, mille abil ühendati Oru kanalisatsioonivõrk ja Ahtme Jõhvi reovee kollektor, mille kaudu juhitakse Oru reovesi edaspidi Kohtla-Järve reovee puhastile.